Mähkmed Hagis esitlevad koostöös Perekool EE-ga. Millist uuringud emad ja pered raseduse ajal kõige rohkem ootavad? Ja loomulikult see on ultraheli uuring. Britt on 33. nädalat rase ja ta tuli ennast arstile näitama. Teeme talle naistearst Konstantin Nõiga koos ultraheli ja räägime ultraheli uuringust lähemalt. Ja nüüd siis uuring meil hakkab, ma arvan, sa tead seda ikka ohtralt keelist, jah? Et läbi mille see ultraheli siis toimib. Kõigepealt alustuseks küsiks su käest, kuidas ultraheli töötab ja kuidas see protsess täpsemalt käib? No, ultraheli tööprintsiip on väga lihtne. See on juba sõnast ultraheli tulenev. Et see ongi see ultraheli masin, mis on meie haiglas kasutusel. Ja ultraheli töötabki sellel printsiibil. See on ultraheli andur. See on küll Matrix 3D andur. Ja tema siis saadab ultraheli mitte lained, vaid võnked. Eks ole, ultraheli on heli. See ei ole kiirgus. Et tal nagu röntgeniga ei ole mitte mingisugust pistmist. Et ta saadab ultraheli võnged ja siis nad peegelduvad tagasi rasede inimese kudedest. Ja siis see andur ka registreerib, kui kiiresti nad tulevad tagasi ja väga keerulise protsessi kaudu, ega mina ei tea seda protsessi ka 100%, siia tekib üks kujutis. Nii, sa tead, kes sul tuleb, jah? No ma ütlen, et tüdruk. Tüdruk, no, seda ei ole vaja öelda, siin on kohe näha. See on tüdruk. Millal ja kui tihti tehakse raseduse jooksul ultrahelisid? Ega tegelikult siin mingit reeglit ei ole, et sünnituseelse diagnostika juhendi järgi, mis Eestis kehtib viimased, ma arvan, 10 aastat. Ja tema viimases väljaannes tegelikult rasedatele pakutakse ultraheli 2 korda. Ja nimelt on see esimese trimestri screening ehk kuklavoldi ultraheli ja ka looteanatoomia screening teises trimestris 20. nädalal enamasti looteväärarangute avastamiseks. Nüüd kõik ultraheli uuringud on vabatahtlikud. Kohustuslik ultraheli uuringut ei ole olemas. Enamasti saab rase siiski vähemalt 3 ultraheli. Rasedusega arvele võttes tehakse raseduse tuvastamiseks ultraheli ning siis eespool mainitud kuklavoldi mõõtmise ja looteanatoomia ultraheli. No, kuule, näitad oma nägu ka meile. No, vaatame kohe, kas see õnnestub nüüd. Muidugi nabaväedi ling on praegu täpselt näo ees, eks ole. Et siin on suht keeruline teha seda 3D. Noh, nii nagu ma sulle ütlesin, et vaata, mida suurem laps, seda raskem on seda 3D juba teha. Aga kas see on kuidagi ka emale või lapsele ohtlik? Jällegi on väga hea küsimus. Tegelikult on väga palju uuritud. Ega ultraheli on kasutusel olnud juba üle 40 aasta sünnitusabis. Et ühtegi uuring ei ole näidanud seda, et ultraheli oleks kahjulik lootele. Ultraheli on vajalik selleks, et võimalikult varakult avastada kõrvalekaldeid. Ultraheli loetakse väga täpseks, kuid seda pigem raseduse alguses, kui loode on veel väike. Öeldakse, et esimese trimestri screeningu käigus ennustatud sünnitustähtaeg on lausa täpsem kui menstruaaltsükli järgi arvestatud kuupäev. Hilisemad ultrahelid ei pruugi enam nii täpsed olla. Mida suurem on laps, seda suurem võib olla mõõtmisviga. Kindlasti ei saa lapse kaalu grammi täpsusega ennustada. Kui palju ta kaalub? Ja vaatame kohe. Nii, vaata siia. Ja lapse oletatav kaal praegu on 2 kilo 200. Okay. 0,7. Kui me vaatame siin nüüd loote graafikut 56%, see tähendab, näed siin graafiku peal seda, et see ei ole kõige suurem laps, kõige väiksem, ta on praktiliselt kuldkeskmine. Kes teeb ultraheli uuringut ja kelle naine võib sinna kaasa võtta? Sest nagu me rääkisime, on see emotsionaalne. Ja, no muidugi. Et ultraheli uuringut teeb enamasti Eestis naistarst. Vastava välja saanud naistarst või radioloog.
ämmaemandate osakaal ultrahelis on suhteliselt väike, kuigi ma arvan, et see hakkab kindlasti kasvama. Nüüd, keda saab võtta? Põhimõtteliselt saab võtta kõike, keda sa tahad. Ainult tuleb arvestada sellega, et ultraheli uuringu käigus ei ole enamasti tegemist lihtsalt meelelahutusega. Et raseda naise poole pealt on kindlasti see uuring suurema emotsionaalse tähendusega. Meie jaoks on see uuring eeskätt teadusliku tähendusega. Me peaksime ikkagi ka vastutama oma uuringu kvaliteedi eest ja muidugi üleliigne müra ei ole selleks sobilik. Küll aga viimasel ajal ikkagi ultraheli uuring on muutunud väga perekonnakeskseks toiminguks. Et kui lapsed on rahulikult seal, siis võib nad kaasa? Muidugi, jah. Nii, ja siis kui sa lähed nüüd täna arsti juurde, eks ole, et ütled, et täna oli tehtud ultraheli, eks ju, kus on kõik lapse mõõdud, ta on väga proportsionaalne, ilusate verevoolu näitajatega, aga jalgseisus. Okay. Et see tähendab seda, et see ikka 3 nädala pärast kindlasti peaksid olema üle vaadatud, eks? Okay. No aga kõike head teile siis, eks ole, nägemiseni. Ultraheli on üks peamisi uuringuid, mida emad raseduse jooksul ootavad, kuid lisaks emotsionaalsele poolele ei tasu siinkohal unustada, et selle eesmärk on lapse tervist ja arengut kontrollida. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.